tere, mina olen Kaja Suviste ja olen assistendikooli tiimi liige ning assistendikoolis lisaks virtuaalassistentide koolitamisele me räägime väga palju ka sellest, kuidas ettevõtjad saaksid kasutada siis abiks virtuaalassistente oma ettevõtte kasvul ja millist väärtust see saab siis ettevõttele luua. Ja täna mul on väga hea meel, et personaaltreener ja online coach Kaisa Gutman on koos oma virtuaalassistendi Kristina Piltjaiga leidnud aega, et tulla siis rääkima, kuidas siis nende omavaheline koostöö on alguse saanud, milliseid ülesandeid on delegeeritud ja milliseid muutusi on see siis tegelikult ettevõttes kaasa toonud. Tere tulemast, Kaisa ja Kristina! tere! tere! nii. Alustame siis päris algusest, et Kaisa, millal sa üldse alustasid ettevõtlusega ja millega sa siis igapäevaselt ettevõtjana tegeled? Mhm. Ja tere, Kaja, ja aitäh, et kutsusite siia teie assistendi kooli. Ja mina tegelikult ettevõtjana olen juba nii-öelda ettevõtlusega tegelenud juba, issand jumal, 12+ aastat, aga väga erinevates vormides ja natuke teistel maastikel ka. Ütleme, et treeningvaldkonnaga ma alustasin samamoodi kuskil 12 aastat tagasi, aga siis oli see pigem täiesti selline koha peal üks-ühele treeningud, eks ju, kõik, mis puudutas jõusaalis personaal, rühma, kõike sellist treeningut. Nüüd siin hilisemad aastad, kus siis elu on nagu väga-väga palju muutunud ja tegelikult ma olen otsinud ka rohkem ettevõtluse ja ärilise maastiku poole pealt sellist nagu progresseerumist edasi, siis ma leidsingi mõned aastad tagasi sellise online coaching'u või online stiilis treenimise just sellepärast, et ma jõuaksin ka ähm, rohkemate inimesteni ja rohkem läbi süsteemsuse, et ma saaksin aidata inimestel jõuda siis nende tulemusteni ja eesmärkideni. Sest mida ma nägin nagu puhtalt ainult rühmatrenni ja personaaltreeningute kontekstis see, et inimene tuleb trenni, hästi tore, et ta sinna võib-olla 2, 3, 4 korda nädalas tuleb ja see tunnikene seal trenni teeb, et see on nagu hästi vahva. Aga tegelikult ikkagi jäi puudu sellest süsteemsusest, et kogu see holistiline pall, mida ta siis peab tegema tegelikult ära ja seda siis online coaching hästi suures osas katab. Ja sealt tegelikult läks niisugune nagu teine hoog ettevõttes käima, et jah, et see antud ettevõte, mille alt ma sellega tegelen, on küll 12 aastat juba olnud registreeritud, aga ütleme, et siin viimased sellised 2, 3 aastat on olnud ikkagi noh, online coach imise peal nagu palju intensiivsem või teine suund nagu ettevõttes. Et jah. Väga põnev, et tegelikult sul ettevõtjana on siis ikkagi väga selline pikaaegne kogemus. Aga kui nüüd võtta teie omavahelist koostööd, siis kuidas te üksteisega üldse kontakti leidsite esmalt siis? No mina osalesin mingis Katriin Manguse tasuta webinaris, kus oli ka Kaisa tegelikult ja seal tuli kuidagi assistentide teema jutuks, kuigi see ei olnud üldse assistentidega seotud mingi webinar. Ja seal tõid mitmed ettevõtjad tegelikult vestluses või noh, selles chati aknas välja, et nad sooviksid ka assistenti. Ja ma panin need inimeste nimed kirja ja siis järgmisel päeval ma vaatasin üle, kellega tegu ja siis lihtsalt ise kirjutasin otse Kaisale, kuna ma ise just otsisin ka nagu personaaltreeningute valdkonnas klienti endale, siis Kaisa oli ideaalne valik selleks. See on tegelikult nii hea näide sellest, et mis võib juhtuda siis, kui sa ikkagi ise võtad selle initsiatiivi, sest et väga paljud virtuaalassistendid on ju sellel mõtteviisil, et mul võib-olla, ma teen ilusa kodulehe, mul on ilus sotsiaalmeedia, aga ma ei võta ise klientidega ühendust ja noh, tegelikult siis sa võidki jääda ootama. aga see on nii hea näide, et sa võtsid ise selle initsiatiivi, sa kirjutasid otse Kaisale ja sa teadsid, et tema on selle valdkonna klient, kellega sa tahaksid koostööd siis teha. Mm-hmm. Aga millised olid need esimesed ülesanded, mis siis delegeeritud said? Okei, ma siis võtan siit üle.
Ma tahtsingi korraks sellele eelnevale tegelikult lisada, et Kristina saigi tegelikult tänu oma sellele julgusele, meil sai see koostöö alguse. Sest noh, võib-olla see on ka see, et kui ettevalmistus kohtub võimalusega, on selle nimi, et sa võid ennast hullult nagu ette valmistada, aga see oli see koht, kus lisaks ettevalmistusele tulid nagu võimalused ja see tähendab selle jaoks, et sa oled pidevalt ise aktiivne ja nagu pildis. Et see on kindlasti Kristina pluss alati, et ta vähe sellest, et ta on ette valmistatud, ta on ka nagu selles mõttes väga julge ja noh, midagi ei ole teha, ärimaastikus sa pead olema julge, sest noh, muidu nagu ei jõua ju edasi. Nii, aga esimesed ülesanded tegelikult olidki seotud sellega, et ma nägin, et minu töökoormus kasvas väga hüppeliselt. Ja tegelikult noh, ma nägin, et ega kui niimoodi edasi minna, siis kaugele ei jõua, et enne sa põled lihtsalt läbi, sest sa ei jõua nagu kõigega tegeleda. Eriti kui sul on veel muud kohustused ka elus, näiteks nagu pere, minul ka veel lisaks ülikool, et väga-väga palju muid kohustusi ka, et sa lihtsalt upud ära ja sa näed, et sul on tegelikult abi vaja ja sa ei ole alati kõige targem ka. et selles mõttes siis Kristinaga meil saidki pandud paika siuksed esmased ülesanded, et ta aitas mul siis klientide assisteerimisega vaadata kliente üle. Siis olid meil treeningkavad, toitumistega seotud erinevad ülesanded, sest noh, muidugi, mis Kristina puhul on veel üks hästi suur pluss, veel, tal on neid plusse päris palju, aga üks suur pluss on ka see, et tal on tegelikult antud valdkonnaga siis pädevus olemas. Et ta ei ole lihtsalt see, et mulle meeldib nagu tervislikult toituda ja trenni teha, vaid tal on päriselt ka see nii-öelda oskus ja noh, paber olemas, eks ju. Et noh, jah, paber üksi ei anna midagi. Ta on küll selles mõttes, et lihtsalt teoorias ta ei ole tugev, vaid ta tegelikult praktiseerib seda ise iga päev ka. Ehk siis need kaks asja nagu on omavahel nii-öelda sümbioosis ja läbi selle tegelikult ta saab ka mind assisteerida, sest minu väga suur selline, ütleme, tingimus oli ikkagi see, et sul peab olema see teadmine, sul peab olema see oskus ja sul peab olema see kvalifikatsioon, et Kristinal see on ja tänu sellele ta ka teab ja oskab seda nii-öelda parimal võimalikul viisil teha. Ja kõik siis nii-öelda minu valdkonnaga seotud ülesanded, mis tõesti seda treenimist, toitumist, elustiili puudutab, et sellega ta on saanud päris palju aidata. Hiljem on muidugi lisandunud päris palju igasuguseid lisaülesandeid, et jah, alustades sellest, et ta vaatab mul, eks ju, kliente süsteemis ja programmis üle, on meil ka see nii-öelda siis, ma ei tea, andmehaldus või igasugused sellised failid ja failide organiseerimine ja kõik see taust, et see on siis ka temal olnud teha, et ta saab sellega väga hästi hakkama. Kas see delegeerimine siis toimuski teadlikult sellise plaani järgi või need ülesanded tulid siis jooksvalt, mis sa siis järjest Kristinale delegeerisid? Meil oli vist põhiplaan oli nagu paigas, et millega nagu peaks aitama ja mis on need põhiasjad, aga läbi suhtluse, meil on tegelikult hästi hea omavaheline selge kommunikatsioon pidevalt, et mis peab olema saama tehtud. Noh, loomulikult me kasutame kõik seda failindust ja kõike seda ka, aga sihuke selge ja läbipaistev, lihtne kommunikatsioon, et mis siis on vaja ära teha ja kui tekib mingeid jooksvaid ülesandeid, siis neid saab ka alati küsida ja omavahel kommunikeerida. Et Kristina, sa võid seda osa kindlasti täiendada, kui nüüd midagi, vabandust, meil müristab hästi kõvasti väljas, et kui on vahepeal kuulda. Ei, seda ei ole kuulda. Aga tegelikult Kaisa oli nagu koostöö algus hästi ebakindel, et oli näha, et ta nagu ei usaldanud üldse, kuna ettevõttes on nagu väga palju konfidentsiaalseid andmeid. Ja siis me leppisime ka kokku, et me proovime esimese kuuga madalama hinnaga, et sealt ka nagu järjest see usaldus kasvas. Ja tegelikult alguses oligi jah, ta delegeeris mulle treeningkavade tegemise ja siis ta alati, noh, esialgu ta pidi mulle õpetama ka, kuidas seal programmis seda teha. Ja siis
siis ta vaatas alati üle, et kas see treeningkava ikka sobib kliendile, et ei olnud kohe niimoodi, et nüüd saadad ainult treeningkava ja siis noh, et ma ei vaata üle isegi seda. Mhm. Ja no ma korraks kommenteeriks ja seda usaldusväärsuse ja ebakindluse kohta on lihtsalt sellepärast, et noh, paratamatult ka sellel maastikul on ju, selles virtuaalassisteerimises ka noh, levib igasuguseid asju ja noh, ega ma siin ka ju suhtlen teiste ettevõtjatega, teiste treeneritega ja see oli võib-olla just see aeg, kus ma ka sain ühelt teiselt treenerilt nagu temal oli just olnud kogemus virtuaalassisteerimisega, mis ei olnud teps mitte positiivne ja see veidi nagu oli mind ka ära ehmatanud, et võib-olla siin ka, kui nüüd teised, eks ju, virtuaalassistendid kuulavad, et alati mõelge, kui te oma siis koostööpartneritega teete koostööd, et kas te teete nagu neid asju usaldusväärselt, kas te mõtlete läbi, kas te teate, millised on teie pädevused, kas te teate, mida te tohite teha ja mida te ei tohi teha, on ju. Et paratamatult sellised asjad panevad sind lihtsalt väga mõtlema ja väga ettevaatlikuks tegema. Pluss on ikkagi sealjuures ka tõesti see, nagu juba Kristjan ütles, et konfidentsiaalsus ja tegelikult kliendi andmed ja kõik see, kuigi ma alati nagu räägin ka oma klientidele, kes mul programmi tulevad, et mul on nii-öelda siis kaasabiline siin, eks ju, ja tema ka siis teeb neid ja neid ja neid asju, et kas see on okei, eks ju. Et üldiselt inimestele on see okei, aga kui ei ole olnud okei, siis noh, siis me saame sellel põhjal nagu edasi rääkida ja mingeid kokkuleppeid teha. Et jah, selles mõttes see osa oli mulle väga nagu hirmutav ikkagi, et ma olen ju harjunud kõike ise tegema, ise oled kõige targem, ise tead, oskad, et noh, kuidas sa nüüd annad kellelegi teisele selle ülesande, et see tundus väga hirmutav ja sa ju ei tea, kas ta ikka oskab, on ju. Et okei, tal on küll see taustteadmine, tal on see kvalifikatsioon, asjad kõik olemas, aga ikkagi sa lõpuni ei tea. Ja noh, muidugi see usaldusväärsus ka, et noh, kuuled siit jutte, sealt jutte, siis on niisugune, kas ikka saab usaldada, et paneb nagu mõtlema, vaata. Aga selles mõttes jah, Kristina nagu on nagu tõestanud täiesti vastupidist, et noh, mega usaldusväärne, tal on alati kõik asjad tehtud, tal on pigem kui mina mõtlesin, et mina hakkan, eks ju, assistendil kukil istuma, et kuule, et mis nüüd nende või nendega, no meil on vastupidi, et tema istub mul kukil, vaata. Et ma arvan, et see on niisugune hea assistendi omadus, et tema on juba enne mind ees. Ja tegelikult ma olen näinud, et see ongi väga paljude teiste ettevõtjate mure ka, kes ei olegi julgenud alustada delegeerimist, et ongi, et ma teen ise ju kõik palju kiiremini, et mul läheb aega selle assistendi väljakoolitamise peale ja nii edasi. Aga et noh, kui lõpuks hakkad nagu pikas plaanis mõtlema, et kui sa leiadki enda kõrval ikkagi selle usaldusväärse spetsialisti, kes ikkagi võtab ju seda koormust nii palju ära, et tegelikult kui palju aega ju on tegelikult on võimalik sellega kokku hoida ettevõttes, on ju. Aga Kaisa, millised olid sellised esimesed muutused, mis sa märkasid enda ettevõttes, kui sa kaasasid Kristina? Esimesed muutused olid kindlasti see, et ta võttis mul seda koormat vähemaks. Ehk siis ma teadsin, et temal on nagu need ABC ülesanded ja ma saan need talle usaldada. Ehk siis mina saan vabastada nüüd mingis X portsjonis aega, et tegeleda nüüd nende, eks ju, X, Y, Z asjadega. Sest noh, ettevõtjana sa pead ikkagi alati mõtlema, et mida ja kus ja kui palju ma teen, on ju. Et võib-olla kui ma teen praegu nagu neid ülesandeid, siis võib-olla tasub küsida selles osas abi, et ma saaksin tegeleda nagu nende ülesannetega. Sest sa pead kogu aeg laveerima ju igasuguste igapäevaste toimingute vahel. Ja minu jaoks oli jah see, et ta vabastas ikkagi mind mingitest teatud ülesannetest, mis võtsid väga palju aega ja ma ei saanud tegeleda nende teiste ülesannetega, mis nagu ka juba ammu põlesid, eks ju.
et selles mõttes paljud asjad hakkasid paika loksuma ja ma sain keskenduda rohkem nii-öelda firma arengule, põhitegevusele, nii-öelda nendele muudele õppimisvaldkondadele, mida mul oli ka lisaks samal ajal ettevõtte juures vaja teha, et ettevõtet nagu arendada. Et need olid nagu põhilised muutused, pluss tegelikult hiljem tuli ka palju muid ülesandeid juurde, kus tegelikult tehniline pool oli hästi tugevalt Kristina peal, sest jällegist noh, minul on alati olnud see, et mul tekib hästi kiiresti nagu selline ülekoormatus, eks ju, mingite asjadega ja kuna ma tollal 2 aastat tagasi tegin ka koostööd ühe meediaagentuuriga, siis noh, piltlikult öeldes mul oli kogu aeg nagu ora oli seal noh, tagumikus on ju. Ja kogu aeg oli nii palju asju vaja teha, et ma lihtsalt pidevalt nagu uppusin nende asjade eest, nii et kui meil tuli siin üks suurem projekt, 1,5 aastat pluss tagasi peale, siis ma lihtsalt nägin, et ma ei jõua seda mitte mingil juhul üksi teha ja tegelikult tänu Kristinale me suutsime selle projekti ette võtta ja me suutsime selle projekti nagu päriselt ka käiku panna ja tegelikult ma ise ka mõtlen siiamaani tagasi, et kuidas me üldse nagu nendesse ajaraamidesse jõudsime, täielik müstika, et jah, see oli väga raske ja keeruline, aga ma arvan, et ainult tänu läbi Kristina abil me sinna nagu jõudsime, et see projekt nagu päriselt ka siis tehtuks sai ja launch itud sai. Et noh, kindlasti tehnilised oskused ka, et Kristina ehitas mulle kuidas see funnel page on siis, vaata, mis me systemis ehitasime. maandumisleht. Nojah, maandumisleht nii-öelda ehitas Mhm. selle kõik sinna ja kõik need vidinad juurde ja kõik sellega seonduv, et pluss ta on tegelikult hiljem ka neid maandumislehti ehitanud juurde, nii et selles mõttes kindlasti see tehniline osa ja kõik see nagu oluliselt kergendab ja aitab ettevõtja tööd. Mhm. Et kui ma oleks pidanud kõike seda ise tegema, ma arvan, ma siiamaani ehitaks seda projekti, sest lihtsalt aeg ja noh, see tulekahjude kustutamine. tegelikult see ongi ju nii hea võimalus kaasatagi nendesse ülesannetesse, mis võib-olla ei ole sinu kui ettevõtja põhiülesanded, sina saadki siis keskenduda enda põhiülesannetele ja samal ajal siis just need tehnilised ja taustaülesanded siis delegeerida. aga Kristina, kus sina nägid siis seda kõige suuremat arengut Kaisa ettevõttes? no see suurem areng toimuski ilmselt selle suure projekti ajal, et esialgu oligi kõik see noh, treeningkavade tegemine ja treenitavate jälgimine ja siis tuligi see plaan, et hakkame nüüd e-raamatut tegema ja maandumislehte ja nii edasi ja sealt nagu kuidagi läks nagu kuidagi kosmosesse niimoodi kõik. Mhm. Aga ma saan aru, et teil on selline hästi hea kommunikatsioon omavahel ja teil on selline hästi tugev koostöö. aga mis te arvate, et mis on siis kõige enam aidanud teie koostööl kasvada selliseks tugevaks? ma arvan, et aus ja otsekohene suhtlus kindlasti, et kui ongi midagi halvasti, siis me kohe ütleme. see ei pea isegi tööalane olema, vaid me nagu suhtleme ka mingi erateemadel. ja jah, me olemegi täitsa nagu sõpradeks saanud 2 aasta jooksul, et see ei ole enam lihtsalt ainult puhas nagu koostöö. jah, just, et vabandust, et täiesti nõustun, et kindlasti see on väga hea ja konkreetne selline selge kommunikatsioon ja Mhm. mis Kristinaga on see, et meil on ilmselt ka sihuke hea nagu vibe ja klapp on ju, et tema on ka hästi sihuke drive ib elus edasi, tal on eesmärgid. Tal on sihuke kindel siht, kindlad asjad, mis ta nagu soovib ära teha ja noh, piltlikult öeldes ta ei hellita, vaata, et vaata mõne inimesega sa pead nagu hullult mingi umbes nagu ümber nurga rääkima, et kuule, et kas nüüd teeks seda või kuidas nüüd sellega oleks, et noh, Kristjanaga meil on kõik hästi sihuke straight to the point, vaata, et mega hästi on see suhtlus toiminud. Jah, võib-olla see kõikidel ettevõtjatel nende assistentidega ei toimi, et noh, samamoodi, et sama palju on inimesi, on sama palju, eks ju, erinevaid arvamusi, et kõik ei toimi nagu omavahel, aga meil on lihtsalt kuidagi hästi hea selline klapp ja tõesti täpselt nii, nagu Kristjan ütles, et isegi kui asjad ei ole hästi või ongi midagi kehvasti, siis noh, ütlemegi ära, et nii on ja vaatame, mis me sealt olukorrast nagu teha saame.
ja Kaisa oligi ju nagu täiesti mu esimene püsiklient, et nagu täiesti hull vedamine, et kohe nagu selline klapp oli ka. et tegelikult pikaaegse koostöö puhul ju see ongi kõige alus, et üks Mhm. asi on see, et on need ülesanded ja need tehnilised oskused ja kõik see pool, aga kui see omavaheline kommunikatsioon näiteks ei toimigi ja tehtakse neid ülesandeid kuidagimoodi siis niimoodi, et noh, nii ja naa, on ju, et siis tegelikult ongi, et kui panna kokku need tehnilised ülesanded pluss see omavaheline kommunikatsioon, et siis tegelikult ju tulebki kokku siis suurepärane koostöö. Mhm. Aga sa ka ise ka ütlesid eelnevalt, et sul oli ka hirme ja eelarvamusi siis enne, kui sa virtuaalassistendina siis Kristina kaasasid, sest et noh, sa ei kuulnud, et kellelgi teisel oli natukene kehva kogemus olnud. aga millised võisid veel olla sinu hirmud või kahtlused, enne kui sa siis otsustasid virtuaalassistendi kaasata? Et täpselt nagu ma enne juba ütlesin, täpselt needsamad, et kas saab usaldada, eks ju, usaldusväärsus, sest noh, minu valdkonnas ikkagi inimestega töö, klientidega töö, et ma nagu kindlasti ei lase sinna inimest juurde, keda ma nagu ei usalda, kindlasti mitte. Aga ma arvan, et see oligi üks põhilisi hirme, et ma ei usalda ja see tekitab ebakindlust. Et isegi need tehnilised oskused, okei, las nad olla, selles suhtes, et tegelikult neid asju, oskusi saab alati nagu juurde õppida, aga niisugune nagu ongi usaldusväärsus, kommunikatsioon, inimesena olek, eks ju, täpsus, korrektsus on ju. Kristina on alati õigel ajal õiges kohas, ta on alati nii-öelda inglise keeles hea välja, show up on ju. Et tal ei ole kunagi nagu probleemi sellega, et tal oleks mingi probleem. Et jah, ma arvan, et see oli nagu sihuke põhiline hirm, et sa lihtsalt ei usalda. Ja ma mõtlesin ka, et no miks ma peaksin võtma kellegi siia, et siis nagu mingit lapsehoidjat mängida, et milleks, ma teen parem ise ära, ma teen selle töö 30 minuti asemel või võib-olla 15 minutiga ära ja no mis ma raiskan siin aega ja hakkan välja õpetama ja hakkan rääkima ja siis et milleks seda kõike vaja on, et noh, nii palju selliseid jah, eelarvamusi ja noh, loomulikult ega ongi, et kõik need jutud, mis sa kuuled, et oi, kedagi ei saa usaldada, vaata, mis see tegi, vaata, mis seal juhtus ja siis sa mõtled ka, et noh, mis ma siis hakkan üldse proovima. aga noh, jutud, las nad olla seal need linnalegendid, et ma räägin, et see nagu meil see omavaheline kogemus, et see on nagu täiesti tõestanud seda vastupidist. Mis muidugi noh, kui ma olen ka siin hiljem otsinud lisaabi ja visanud nii-öelda sihukest call out'i ehk siis nagu ka otsinud näiteks assistente juurde, siis noh, ega ma näen, et see põld on nagu päris kirju, see põld on päris lai ja noh, vaata ongi see, et kas sa leiad selle alati oma, et lihtsalt tuleb otsida või siis tuleb olla julge nagu Kristina ja lihtsalt ise kirjutada. Mhm. just, aga kui sa nüüd tagantjärgi mõtled, siis kas siis oli alguses väga palju seda ajakulu, kus sa pidid Kristinat siis mingil määral nii-öelda välja õpetama? Ei olnud midagi märkimisväärset ei olnud. Kristjanil on muidugi ka see võime, et ta õpib väga kiiresti, jälle üks pluss on ju, et ta on võimeline tõesti väga kiiresti ära õppima, sest näiteks kui me ehitasime selle suure projekti raames, et me ehitasime siis selle agentuuriga siis e-raamatut, eks ju, toitumise ja ainevahetuse osas. Et siis oli ka ju see, et ega mina olin ka täiesti noh, algaja nii-öelda nagu noob on ju System.io ehitamise osas. Kristina ju ise võttis selle initsiatiivi ja ise hakkas õppima, keegi ei teadnud, keegi ei osanud, kõigil nagu okei, hakkame lihtsalt siit pihta onju. Et ta õpib ise hästi ruttu ja ma arvan, et see on ka hea assistendi selline omadus, et sa juba ise sondeerid pinda, sa juba ise kogud eelinfot, sa ise juba vaatad, ahah, kuidas see käib, kuidas too käib, sa otsid kogu aeg infot, vaatad, kus, mis, mida, onju. Et sa ei jää nagu lihtsalt ootama sinna ühe koha peale, et millal mulle nüüd keegi ütleb, kuidas see asi käib, et initsiatiiv, julgus ja oskus nagu ise õppida ja see asi nagu ära omandada, et see on kindlasti olnud nagu kõvasti-kõvasti kasuks. Mhm. Jah, vot see ongi, kuidas ma nüüd ütlen,
no et et virtuaalne assistent ei olegi vaata ainult lihtsalt jah, tööülesannete täitja, vaid ta lõpuks muutub nagu strateegiliseks äripartneriks tegelikult, kus sa ise Mhm, pakud mingeid asju välja, et sa ei, noh, et sa ei oota kogu aeg ettevõtjalt, mis ta nüüd mulle annab. mhm. mhm. Ja Ja. tegelikult Kaisa ka praegu nii-öelda lükkas ümber selle müüdi, mida väga paljud ettevõtjad ju tegelikult kardavad, et mul kulub alguses nii meeletult palju aega, et siis virtuaalassistent välja koolitada. aga tegelikult noh, ka assistendikoolis meil ongi ju see slogan, et kui ma ei tea, siis ma uurin välja, ehk siis Täpselt. tegelikult hea ja selline strateegiline virtuaalassistent võtabki ka selle initsiatiivi, et ta läheb ja uurib välja, kuidas need süsteemid töötavad, milliseid lahendusi saaks siis kasutada. Mhm. aga Kristina, nüüd on sulle üks selline küsimus, et mis sa arvad, milline on levinud arusaam virtuaalassistendi tööst, mis tegelikult ei vasta tõele? Mm, no ma arvan, et ilmselt see, et virtuaalassistendiks võib hakata igaüks, on see levinud arusaam. Et jah, inimesed võivad hakata assistendiks, aga tegelikult sul peavad mingid oskused ikkagi olema. Et sa pead mõistma nagu ettevõtja äriloogikat, oskama prioritiseerida enda ülesandeid, ettevõtja ülesandeid, tundma erinevaid tööriistu ja kui sa ei tunne neid, siis sa uurid välja või õpid või küsid kelleltki, kes oskab, et noh, et sa ei jäta nagu ettevõtjat nagu noh, et vaata ise, mis sa teed nagu, et selle jaoks sa ju oledki ju nagu abiliseks võetud sinna. ja kindlasti peab suhtlema professionaalselt ja sa ei tohi ära kaduda ettevõtja jaoks, et kui sa oled juba mingi koostöö nagu vastu võtnud, siis sa nagu kommunikatsioon on nagu hästi-hästi oluline ja, ja kindlasti peab ette ka mõtlema, et jah. jah, selline ettemõtlemine ja planeerimisoskus on ju tegelikult nii oluline, et seda enam, et kui ka on näiteks ka sinul ju virtuaalassistendina on erinevaid kliente, pluss sa käid ju ka veel palgatööl, ehk siis see aja planeerimine, et sa tead juba ette ära, on ju, millal mingid projektid tulevad, millal või mis ajal sa mingi kliendiga tegeled, eks ole, ja siis kõik see pool, aga ma väga nõustun sellega, et tõesti igaühele ei pruugigi sobida virtuaalassistendi töö, sest et seal ongi tõesti just see kommunikatsioon ja kõik see pool, et väga paljud arvavad, et jah, et sa töötad kodus üksi kodukontoris ja sul ongi seda suhtlust väga vähe, aga tegelikult ka kodukontoris kaugtöös olles on tegelikult see omavaheline suhtlus nii oluline, et ikkagi koostöö saaks toimida. aga kas teil on lähiajal ka mingisuguseid põnevaid projekte tulemas, millest te võib-olla tahaksite rääkida? või kuidas teil praegu on, kas on praegu nüüd see suur tähendab projekt, millest te rääkisite, on nagu läbi, aga mis teil võib-olla on sellised plaanid, et kuidas seda ettevõtet veel nagu kaugemale viia? No täpselt nii ongi, et ega mõtteid on mul hästi palju, aga et nagu teostuseni jõuda, et eks me siin liigume ja me oleme siin jooksvalt teinud ka väljakutseid, planeerinud neid, et tegelikult ega see väljakutsete tegemine ei ole ka nüüd niimoodi nagu võib-olla kuskilt on näha, et oi, et tuleme kõik kokku ja hakkame mingeid asju tegema, et tegelikult see väljakutsete tegemine nõuab ka päris palju ikkagi sihukest lisatööd, ettevalmistust, ikkagi assisteerimist, kõik asjad, eks ju, sujuksid, on ju. Meil mm, viimase selle väljakutsega meil oligi ju, ma ei tea, Kristina, tahad ise rääkida, vaata, mis meil juhtus seal Zoomis? jah, no viimase väljakutsega oligi see, et Kaisa keset väljakutse laivi lihtsalt kadus ära kuhugi ja siis ma pidin ootamatult ise selle kogu laivi üle võtma. ma nagu õnneks see laiv oli suht juba nagu lõpus, aga ja noh, mul olid õnneks slaidid ka olemas, et mis ma nüüd seal teen siis. et see oli nagu väga ootamatu, aga noh, ma sain ikkagi hakkama ja Kaisa õnneks ilmus 5 minutit hiljem ikkagi uuesti tagasi ka.
jah, et sihuke, ma arvan, et see oli sihuke, no suurepärane näide on ju, et esiteks on see, et kui kõik asjad löövad omavahel kokku, et lihtsalt mingi tehniline error, aga see ilmestab hästi, et noh, ettevõtlusest tulebki igasuguseid asju ette ja täpselt samamoodi virtuaalassisteerimisest tuleb igast asju ette. ja see oli täpselt see olukord, nagu Kristjan praegu kirjeldas, et selliseid asju võib sul tullagi, eks ju, Mhm. ette, kui sa teed sedasama virtuaalassisteerimise tööd, on ju, et sa kunagi ei tea, sa võid küll siin planeerida ka, aga sa pead valmis olema ootamatusteks, on ju. et selles mõttes Kristina kuidagi handle'is selle olukorra väga hästi ära ja tegelikult, kui ma siis sinna tagasi jõudsin, oli kõik nagu ilusti kontrolli all ja inimesed olid endiselt ilusti webinaris sees ka, et nagu mingit sellist suurt probleemi ei tulnud. et eks ta võib-olla ise ehmatas ära, aga tegelikult ta sai väga hästi sellega hakkama, et jälle väga sihuke hea ilmestamine, et mis kõik võib ette tulla, eks ju. et selliseid asju tuleb ette. no see on Aga täpselt see sinu motolause ka, et that's life. no nii ta on, et no aga nii on ju, et kui sa tegutsed, tegijal juhtub, on ju, et igasuguseid asju tuleb ette. et oluline on see, et mis me siis nüüd antud olukorras nagu edasi teeme, et kas hakkame nagu parastama ja oi kui halvasti kõik on või päriselt ka võtame nüüd selle, mis meil on ja kuidas me siit edasi läheme. no ja ma Aga oleks saanud, sorry, ma jah. oleks saanud ju seal laivis olla ka mingi, et oi, et Kaisa nüüd kadus ära, et ma ei tea, lõpetame ära selle kõne, et kõik, nägemist. Täpselt. sest ega minul oli ka ju see, et minul lihtsalt viskas tehniliselt kõik mustaks ja ega mina ka ei teadnud, mis nagu täpselt toimub. ma proovisin ka nüüd seal taustal hakata ruttu tulekahjusid kustutama ja võimalikult ruttu tehniline pool saada toimima. et jumal tänatud, et ikkagi Kristjan oli jälle, mida ta oli julge. Ta võttis selle ohje enda kätte ja ta viis selle kõik edasi, eks ju, et täpselt nii nagu virtuaalassistendil peab olema, sul peab olema see julgus, et kui tekib mingi olukord, et kuidas ma nüüd siit edasi lähen, on ju. et selliseid asju tuleb ette ettevõtluses, ma arvan, suht iga päev. Kellelgi midagi kuskil juhtub, on ju. aga jah, edasiste prognooside osas on ikkagi see, et kindel edasiminek, kindlasti kliendibaasi kasvatamine, mina ise tahan kindlasti ohverit paremaks, ehk siis seda oma pakkumist teha. ma olen eelmine aasta teinud päris palju ka oma sihukeses klientuuri kasvus, palju muudatusi läbi. pakkumist olen kõvasti täiendanud. et selles mõttes siuksed muudatused, pisikesed muudatused toimuvad kogu aeg, eks ju. ja sinna juurde siis oleme teinud ka väljakutseid, webinare, et ja kõik sellised väljakutsete ja webinaride tegemised ikkagi jällegist nõuavad sellist ettevalmistust ja lisaks juurde ka noh, assisteerimist, eks ju, et kas kõik on tehniliselt olemas, kas kõik toimib ja nii edasi. et lõpetades sellega, et kui ma olen siin ka nüüd teinud webinarideks ja väljakutsete laivideks erinevaid slaide, siis ma lasen alati igaks juhuks share in või siis jagan, vabandust, ma nii palju igast ingliskeelseid väljendeid vahepeal sisse vupsab. aga saadan Kristinale ja tema on ka siis pannud alati niimoodi kiire pilgu peale ja tihtilugu ta leiab sealt ikkagi midagi, mis võiks olla paremini. mina küll mõtlen, et ei, siit enam midagi paremini teha ei anna ja siis Kristjan tuleb, kuule, vaata, seal on see ja siis see slaidil on see ja siis mõtled jälle, no näed, onju. et väikesed asjad, aga tegelikult jälle hästi-hästi palju aitab kaasa ettevõtte töös, sest noh, paratamatult sa ei jõua kõiki asju ise kogu aeg ära teha ja jällegist virtuaalassistent on siinkohal nagu suurepäraseks abiks. Mhm. nii et kas sina ka nõustuksid siis selle väitega, kus öeldakse, et virtuaalassistent on ikkagi investeering, mitte kulu? jaa, absoluutselt, absoluutselt. et ma ei tea, kui ma Kristina arveid siin maksan, siis okei, mõnikord harva on tõesti olnud, kus arve on natuke viibinud, on ju, noh, siis ma olen kindlasti talle seda öelnud ka mingil põhjusel. aga üldiselt ma kunagi ei mõtle Kristina arveid saades või siis neid makstes, et issand jumal, et
milline maha visatud raha mitte kunagi, et selles suhtes, et alati ma nagu mõtlen, et oh, nii hea, et ta sai mind see kuu nende asjadega aidata. Ja noh, tavaliselt mul on juba tehtud mingisugune järgmine kuu ja ülejärgmine kuu juba ette ja siis ma juba vaatan, et kus, mida saab veel nagu Kristinale anda, eks ju. Noh, uurin juba ette ka, et kuidas tal kuuplaan hakkab olema. Noh, meil on sihuke failindus ka, on ju, kus ta juba kirjutab ette, et sellel ajal ma olen puhkusel. Kristin arvab, et ta saab puhata, aga siis Kaisa sõidab sisse, et kuule, aga viitsid ikkagi see 25. kuni 26. märts teha seda ja seda mm. et tegelikult on jah see, et juba ette pandud need mingisugused baasasjad ja siis siukseid jooksvaid ülesandeid, no neid siis tuleb nagu kogu aeg nagu juurde. No näiteks täna hommikul või oli see eile hommikul, just kirjutasin ka, et kas näiteks on variant see ja see ja see asi ära teha. Ja kindlasti alati noh, meil on vähemalt toiminud niimoodi koostöös, et ma ei eelda kunagi Kristinalt, et ta nüüd peab selle, nii kui ma kirjutan, et ta peab nüüd selle kohe ära tegema, et ma ei ole kunagi ise sellist asja eeldanud, et ma alati nagu mõtlengi, et noh, et kirjuta siis ise juurde, millal võiks ülesanne saada tehtud, sest ma ei saa eeldada, et ta jõuab selle kohe täna ära teha. Et jah, kuigi Kristin alati teeb alati asjad kiiremini ära, kui ma siis olen palunud. Pigem mul endal olid alguses hästi suured ootused iseendale, et kui klient kohe kirjutas, ma kohe vastasin. Noh, mul on niikuinii see komme sees, et ma suht kiiresti vastan inimestele. Ja noh, ma olen ajaga tegelikult hakanud nagu veidi nagu vähendama seda, et mingeid piire paika pannud, et enam ma ei vasta näiteks õhtul klientidele või nädalavahetustel, aga noh, ikkagi kipub seda, et õhtul või nädalavahetusel suhtled, sest neid teemasid, noh, see teema võib ka olla hoopis mingi, noh, näiteks Kaisa kolib praegu, et me võime seal kolimisest rääkida, et millest iganes nagu. Kristina tõesti vastab ruttu, et mul läks täna hommikul, no ma tegin nagu kõneasi, eks ju, ja mul läks kogemata, läks thumbs up, on ju, läks tema chati peale, noh, tema teksti selle kastikese peale ja ma ei olnud seda veel jõudnud isegi ära võtta ja ta juba kirjutas küsimärgi, et nii mis et mis toimub, et noh, tõesti nagu superkiire, et mina nagu ise ei eelda, et teine inimene nüüd kohe-kohe peab vastama, aga ilmselt need valdkonnad, ettevõtjad on väga erinevad ja võib-olla kuskil kellegi valdkonnas on see, et kui ma sulle kirjutan, siis sa pead umbes 60, ma ei tea, sekundiga vastama, et võib-olla kuskil keegi eeldab seda, aga noh, ma arvan, et see on siis jälle nagu kokkulepete küsimus, et kui kiiresti keegi peab siis vastama. Ja see ongi täpselt, et kui te koostööd alles alustate ju tegelikult, siis noh, mina saadan üldjuhul enda klientidele lepingu, kus meil on kokkulepped tehtud, et kui kiiresti ma vastan ja nii edasi. jah, see ongi ka jälle sinna kommunikatsiooni hulka, eks ole, et kohe alguses nii-öelda paika pane need piirid, sest et võibki olla niimoodi, et kui alguses võib-olla kohe neid piire nii-öelda ületatakse, et siis on ka see, et ettevõtja võib-olla ei saa täpselt aru, et kuidas siis see koostöö nii-öelda käib. aga nagu sa ka, Kristjan, ütlesid, et sa kunagi ei tea, on ju, et mis teemal see küsimus või sõnum võib tegelikult ju olla, et sa ikkagi loed ära ja siis sa selle põhjal siis vaatad, on ju, et kuidas sa vastad ja millega sa siis millal sa täpsemalt siis sellega tegeled, eks ole. Mhm. No ja alati, kui ma olen mingeid muudatusi, siis ise mingeid piire hakanud seadma või muudatusi sisse viinud, siis ma alati tegelikult kommunikeerin ka seda klientidele, et nüüd ma proovin sellist asja, et ma ei vasta sulle enam nii kiiresti, et siis sa oskad arvestada sellega, mitte et ma lihtsalt nüüd lampi mitu tundi ei vasta, et siis kliendil hakkavad ka ju nagu küsimused tekkima, et miks ta nüüd ei vasta mulle, et ta muidu ju vastas hästi kiiresti, aga nüüd nagu ei vasta üldse, et mis toimub. Mhm. nii, see teie omavaheline koostöö on tegelikult nii inspireeriv, ma arvan, nii ettevõtjatele kui ka virtuaalassistentidele, et see on ideaalne näide, et tegelikult kui võtta see julgus ja leida see õige inimene, siis ettevõte saab väga hästi kasvada ja ka see, kuidas teie koostöö alguse sai, on ka siis nagu virtuaalassistentidele selle koha pealt hea näide, et võta see initsiatiiv, ole julge ja kirjuta ja tõesti, et need koostööd võivadki selles mõttes selle koha pealt nii lihtsalt siis tulla, et Mhm. kui sa ise oled kuskil nii-öelda vaikselt nurgas, siis need kliendid ei tulegi, eks ole. et
kas teil on võib-olla veel midagi, mida te sooviksite siia lõppu lisada või jagada? no mina võikski lihtsalt seda kindlasti siit edasi öelda assistentidele, et kui te päriselt tahate selles töös nagu edasi minna ja nii-öelda kliente saada, eks ju, siis ega vist ei ole ju nii, et kliendid teid maha jooksevad, onju, või on? No minul isiklikult ei ole, et ma arvan, et hetkel ikkagi ettevõtjaid on rohkem kui virtuaalassistente. Pigem on see, et ettevõtjatel võib juhtuda, et kui nad panevad oma kuulutused, siis on neil on see CV-de hulk on ikkagi üpriski suur. Mhm. Et ikkagi täpselt, et olla ise julge, proaktiivne ja initsiatiivikas. Ja miks mitte nagu kasutada ära selliseid nagu ongi erinevaid selliseid, ma ei teagi, kuidas ongi siis gruppe või webinare või selliseid nagu interaktiivseid vorme, et noh, nagu meie saime Kristinaga seal webinaris tuttavaks, on ju, et samamoodi ole ise aktiivne, et käi erinevatel webinaridel, ma ei tea, kuskil toimub Network mingisugune, üritustel. jaa, täpselt, et ole ise nagu selline avatud, suhtlemisaldis, isegi kui sealt mitte midagi ei tule, that's fine, et kõik on nagu hästi, et see ei jookse sul kunagi mööda külgi maha, onju. et selle asemel, et õhtul, ma ei tea, diivanil kommi süüa ja lihtsalt mõelda, et issand jumal, mul ei ole kliente nagu onju, siis selle asemel nagu päriselt ka tasub ise see initsiatiiv võtta ja nii-öelda noh, olla kohal ja suhelda inimestega. et meil on ka, noh, mina ise olengi Next Levelis ka siis Katriini nii-öelda kogukonnas ka ja meil on alati ka erinevad igast webinarid ja kogu aeg möll käib, üritused käivad, inimesed saavad kuskilt Zoom'is kokku, chatis läheb selline elu lahti, kõik suhtlevad, räägivad, jälgid ühte Instagramis, jälgid teist Instagramis, kirjutad ühele, kirjutad teisele, et rohkem seda nagu vibe'i ja sellist, et suhelda ja hästi öelda ja küsida ja küsida. et tegelikult, kui ma olen siin ka mingite projektide raames otsinud nagu lisaabi, siis tegelikult, kes mulle on alati silma jäänud, on pigem nagu need assistendid, kes ise kirjutavad midagi enda kohta või toovad midagi enda kohta välja. et mul siin viimane voor just üks hästi noor, tore tütarlaps kirjutas, ta küll ütles, et mul ei ole veel kvalifikatsiooni käes, aga ta jäi mulle väga hästi meelde, sest ta oli ise julge, ta ise kirjutas mulle ja ta nii-öelda pani ennast nagu letile, ta ei hoidnud nagu tagasi. et selles mõttes siuksed inimesed jäävad meelde ja ma kirjutasin ka, et kui sa selle kvalifikatsiooni kätte saad, et jumala eest anna teada, noh. jah, ja sa ei tea ju tegelikult mitte kunagi, kus sa selle kliendi ju lõppkokkuvõttes leiad ju. Mhm. ja mõnikord võib ju tegelikult ka ollagi nii, et kui alguses ongi võib-olla see vastus ei, et siis võib-olla ongi, et Jaa. mõni aeg hiljem on siis, et võetakse uuesti ühendust ja läheb ikkagi koostööks. täpselt, täpselt ja siia juurde jälle vice versa vastupidi ka, et kui me oleme siin teinud ka eelnevaid voore, et lisaabi otsida, et räägid nagu mingite inimestega ära ja siis nad järsku nagu kaovad ära. ja siis sa nagu jääd ka mõtlema, et nagu kuidas ma teen sellise inimesega nagu koostööd. et okei, et isegi kui meil nagu ei sobinud, ei klappinud, siis täpselt nagu enne Kristjan ka ütles, et ole professionaalne, ole viisakas. et ei on täiesti normaalne vastus, et lihtsalt kirjuta ära ja noh, ei olegi hullu, elu läheb edasi, sellest ei ole mitte midagi. issand jumal, kui palju ei-sid mina saan päeva jooksul. et see on täiesti okei ja see on normaalne elu osa, aga miks nagu inimesed kuskile ära kaovad, et ja siis ma ootan seal, et tekivad küsimused. no vot, see on ka võib-olla see, miks ettevõtjad jällegi kardavad, et kui mingid inimesed nagu seda teevad, eks ju, siis jääb kuskilt ikkagi halb kogemus ja siis ta jääb nagu justkui õhku. aga noh, õnneks need on tõesti ainult üksikud, aga kindlasti, et see professionaalne ja viisakas suhtlus ja kui on isegi ei, siis ta on ei, aga ütle, anna teada. Väga-väga õiged mõtted, et see nii-öelda ärakadumine, et see tegelikult ei lahenda kokkuvõttes probleemi, vaid see tegelikult ju suurendab seda, sest et ettevõtjad omavahel suhtlevad kuidagimoodi ikkagi mingid kontaktid võivad liikuda ja kui
kui on selline võib-olla natuke negatiivne suhtluskogemus, siis ju tegelikult see info tihtipeale levib isegi kiiremini kui positiivse kogemuse puhul. et tasub ikkagi jah, alati ikkagi, kui ei sobi antud pakkumine, siis öeldagi ei, aga et mitte lihtsalt ära kaduda. ja Eesti on ju lõppkokkuvõttes suht väike ka, et kõik suhtlevad omavahel ja nagu noh, et see levib hästi kiiresti tegelikult kõik see. Just nimelt. Aga mul on tõesti nii hea meel, et te leidsite aja ja tulite rääkima, et see oli tõesti väga põnev kuulamine, et see teie koostöö on nii hea näide, et kuhu tegelikult see ettevõtja ja virtuaalassistendi vaheline koostöö võib viia, et kui on ikkagi strateegiline koostöö ja kui omavahel on kommunikatsioon kõik paigas ja koostöö sujub ning kui ettevõtja ikkagi leiab enda kõrvale professionaalse abilise, kes on ka antud valdkonnas ju tegelikult kvalifitseeritud, et see on jällegi tegelikult üks koht, kus väga paljud ju võivad mõelda, et ma ei ole varem virtuaalassistendina töötanud, aga ma olen näiteks mõnes muus valdkonnas töötanud, et tegelikult ju seda valdkonda saab väga hästi siis virtuaalassistendi teenusega kombineerida, et nagu Kristina praegu on siis teinud, on ju. Mhm. et ma lisan kindlasti video alla ka teie kontaktid, et Mhm. vaatajad saavad siis vaadata ka, millega te mõlemad tegelete ja ma sooviksin teile pikka ja edukat koostööd jätkuvalt ja et ikkagi ettevõtetel mõlemal siis kasvaks ja jaguks ka kliente. aitäh! aitäh ja soovin ka kõikidele virtuaalassistentidele siin assistendikoolis palju kliente, palju edukust, palju teadmisi, oskusi ja julgust. aitäh teile, tšau! aitäh, tšau! Tšau!